aga siis vaatame, et see teema tuli minu juurde ka kuidagi ootamatult. Oli täna plaanis rääkida rahast aga miskipärast raha teema kuidagi rullub natukene eest ära kogu aeg. Et ma ei saa talle nagu järgi. Ma pikalt juba siin seda võtan hoogu ja nagu jõuan kuskile, aga ju see peab siis veel natukene küpsema, aga ta ka tuleb, ta ei jää mitte tulemata. aga täna tuli siis jah, selline teema, mis esimeses pooles räägib kahest erinevast nagu nii-öelda kohtumõistmisest ja lõpuks räägib viiest pärjast, mis inglise keeles rohkem on küll 5 krooni, aga eestikeelne piibel räägib rohkem pärjast. Ja mida need siis tähendavad ja kuidas neid saada saab nii-öelda. Meie oleme ju siin kõik Jumala lapsed, me oleme Jeesuse omad, me teame, et nii-öelda ilma hinnata oleme saanud pääste endale kingiks ja me ei ole saanud seda mitte kuidagi ära teenida ehk omalt poolt nagu sinna midagi juurde lisada ja see lõpuks viib meid tegelikult igavikku siis nii-öelda taevasse, nagu me ütleme, eks ole. Ja pääste tuleb armust, usu kaudu, siin tegudel mingit rolli ei ole. Aga mis siis saab, kui me oleme selle pääste nagu siin elus kätte saanud? Kas nüüd ei ole enam mitte mingit vahet, vot sealt tekib see küsimus, et kas nüüd ei ole enam mitte mingit vahet selles, kuidas me sellest hetkest alates edasi elame? või on igaviku jaoks tegelikult ikkagi oluline, mida me selle meile antud ajaga teeme, mida me teeme nende andidega, mis meile on antud ja mida me teeme ka selle tõega, mida me oleme mõistnud, sest me ei saa vastutada selle tõe eest, mida me veel mõistnud ei ole, mis meil ei ole ilmutuslikult lahti läinud, aga see, kus sul läheb see tuluke põlema, et ahaa, nüüd ma sain aru, siis tegelikult sellest hetkest, kui sa millestki aru saad, sa natuke ka vastutad selle eest, mida sa selle tõega teed. Nii et kui me pääste kaudu nagu pääseme kuningriigi lasteks, siis piibel räägib tegelikult mingitest tasudest, mida me saame vastavalt sellele, kuidas me oleme siin elus elanud ja kuidas me oleme teeninud. Need nagu määravad selle siis ära. Kõigepealt vaatame neid kahte kohtumõistmist. Ilmutuse raamat 20. peatükis räägib suurest valgest troonist. Ja see suur valge troon on siis see koht, kust lähtub kohtumõistmine uskmatute üle. Ja ma loengi siit teile kohe ette ka ilmutuse raamat 20. peatükk, salmid 11–15. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neil ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvad trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat, ja surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm, tulejärv, keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Ehk siis meie igatsus on leida oma nimi sealt eluraamatust, et meie jaoks mida rohkemate inimeste, tuttavate, sõprade, võõraste, maailma kodanike, eks ju, nimesid me eluraamatust leiaksime, seda suurem oleks meie rõõm.
aga siin me lugesime tegelikult sellest viimsest kohtust, enne kui kadunud hinged lähevad siis oma teise surma ehk tulejärve. ja Jumal näitab siin, et ta tasub või karistab igaüht vastavalt oma öeldud sõnadele, tehtud tegudele, isegi mõeldud mõtetele. Seda saab nagu mitmest kohast piiblist veel lugeda. aga siis räägib tegelikult piibel ka ühest teisest kohtumõistmise toolist ja see ei ole enam samasugune tool, et esimese suure valge trooni pealt läheb tegelikult see vahe vahele, eks ole, et on ühele poole, teised teisele poole ja ühed saavad nii-öelda ellu ja teised lähevad surma ehk seal on hukkamõist. aga teine tool ei ole mitte hukkamõistmise, aga tasu määramise tool. ja kreeka keeles see väljend on siis siin beema tool. Beema oli selline kõrgendatud platvorm, kus peal istusid kohtunikud, kes vaatasid erinevaid spordivõistluseid. Nad jälgisid, et sportlased nagu teevad kõike siis reeglite järgi, eks ole, ja jagasid sealt Beema platvormilt siis võitjatele auhindu. ja Rooma 14. ja teise Korintuse 5. peatükis on just see kohtumõistja tool selles nii-öelda Beema tooli tähenduses. see on nagu siis võrdpilt sellest, kuidas Kristus vaatab usklike peale ja siin ei ole tegemist karistusega, sest karistus on meie eest juba kantud. siin on tasu määramine. et kohtumõistmist meie üle ei toimu. see ei ole seotud sellega, kas me oleme päästetud või mitte, sest päästetud oleme me kindlasti, vaid selle üle, mida me selle eluga tegime, mis ta meile andis. see räägib sellest, et me anname Kristuse ees aru oma elatud elust. üks kirjakoht, mis siin seda kinnitab, on näiteks teine kiri korintlastele 5:10, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu halba või head. täpselt samamoodi Luuka 19. peatükk, mis räägib siis sellest, et mida me oleme enda kätte usaldatuga teinud, eks ju. seal on ju mõnede kohta öeldud, et nad said tasuks valitsuse 10 linna üle, sest nad olid nii ustavad. seal oli vist, et kui sa selle pisku üle oled nii ustav olnud, mis ma sinu kätte olen usaldanud, sa saad valitsuse 10 linna üle. teised saavad 5 linna üle ja osade töö põleb üldse tules. sinna me jõuame ringiga veel varsti tagasi ka. nii et see tasu tegelikult on erinev, mitte pääste, sest pääste on kindel, see on vankumatu, see on hoopis teistel põhjustel ja alustel, mitte tänu meile, vaid tegelikult vaatamata meile, eks ole. aga tasu võib kaduda, ehk siis see tasu võib olla meie elu jooksul ajas ilmselt ka muutuv, et me nagu täna kirjutame alles seda tasu endale. me alles, mis on ju ühest küljest väga lootustandev, sest sa alles täna kirjutad seda oma lugu. see ei ole lõppenud, sest täna me oleme elus ja seda on võimalik uutmoodi ja teisiti hakata kirjutama, kui tekib selline tunne, et võib-olla peaks midagi ümber hindama ja mõtlema. teise Johannese 1:18 ütleb, tähendab 1:8, vabandust. pange tähele iseennast, et ei kaotaks seda, millega me oleme vaeva näinud, vaid et te saaksite kätte
täie palga. See tähendab nagu ju seda siin, et päästetuna me võime elada küll, aga samas on see mingisugune täieline palk, mis sul võib jääda ka kätte saamata, et on miski sulle määratud, see maksimum, mille sa võid kätte saada, aga sa võid ka seda mitte kätte saada ja see ei puuduta päästet, sest et need on hoopis teised jutud nii-öelda. Ja piiblis siis nii palju, võib-olla neid on siis nüüd rohkem, aga mina praegu jõudsin siin 5 pärjani. Inglise keeles on need tõesti enamjaolt on crowns öeldud ehk siis kroonid. Esimene on kas siis närtsimatu või kadumatu pärg. Erinevad siis eestikeelsed variandid ütlevad ka kadumatu või närtsimatu ehk teine variant oleks siis kaduv ja närtsiv. jah. See on toodud välja esimese Korintose 9, 24 ja 25. Eks te tea, et need, kes võidu jooksevad küll kõik, aga võiduanni saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Aga iga võidujooksja on kasin kõigis asjus. Nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatut pärga. Ehk millise pärja nimel sa jooksed siin selles elus? Kas sa tahad seda, mis tegelikult ajas närtsib ja on kaduv või sa tahad seda, mis jääb igavesti kadumatuna püsima, eks? See käib meie kõigi kohta, millise pärja nimel sa oma võidujooksu jooksed. Siit edasi tuleb väga huvitav pärg, mille nimi on kiitlemise aupärg. See räägib nüüd uuesti sündinud nii-öelda tegelikult meie vaimulikest lastest. Ja sellest, mida sa selles osas oma eluga oled teinud, kuidas ilmselt Kristusest jaganud, järgmist põlvkonda üles kasvatanud ja mitte selles võtmes ei räägi siin, et sa peaksid olema selleks karjane, vaid see on see, mis puudutab igat usklikku. Seda pärga me leiame mainitavat esimene Thessalonika 2:19 ja siin eelneb sellele see, et Paulus räägib, et ma olen tahtnud, eks ju, teie juurde tulla, aga ma ei ole saanud, saatan on takistanud, aga ma nii olen tahtnud. Ja siit ütleb siis 19. salm, et sest kes on meie lootus, meie rõõm, meie kiitlemise aupärg meie issanda Jeesuse Kristuse palge eest tema tulemisel, kui mitte teie. Ehk siis see kogudus, mille nemad rajasid, eks ole, mida ta nii väga tahab uuesti külastada, vaadata, kuidas neil läheb, eks. Ja ta nimetab neid siis seda kogudust, kelle vaimulik isa ta on, meie kiitlemise aupärg. Olete teie inimesed, eks. Siit edasi tuleb veel õiguse pärg, millest räägib 2. Timoteose 4. peatükk 8. salm. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik omal päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Ehk siis õiguse pärja saavad need, vot siin Helena tuletas mulle sellega meelde, et kui me rääkisime sellest Kristuse ootamisest pruudina, eks mäletate, vot see on see peigmehe ilmumise ootamine, eks ole, selles õhinas. Me rääkisime sellest leiva murdmise kontekstis, eks ole.
et kuidas me oleme selles peigmehe ootamises ja see pruudi õhin, et see ei ole see, et ma nagu ei suuda täna siin seda maailma elu üldse elada, et ma käsi põsakil nüüd ainult ootan, aga see sisemine õhin tegelikult, et ma igatsen seda. vahel on sellised päevad meil elus, kui me ilmselt mõtleme rohkem seda, et see maailm on nagu nii valus paik nii paljude inimeste jaoks, et vahel ma küll mõtlen, et Jeesus, tule juba ruttu. aga siis me kaineneme selle koha pealt, et aga kui ta täna tuleb, siis nii paljud inimesed lähevad hukka. et nii palju tööd on veel tegemata, et ta ei saa veel tulla, eks ju. aga selles mõttes see tema ilmumise igatsus ja igatsus sellest päevast ja selle ootamine õhinaga, hingevärinaga, et me ühel päeval seisame nagu palgest palgesse, ma arvan, see on see, et meil ei ole sellest nagu ükskõik ja see annab meile õiguse pärja. näed, siin ütleb, et nüüd on mulle valmis pandud, mille issand õiglane kohtunik oma päeval mulle annab ja kõigile teistele ka, kes igatsevad tema ilmumist. siis neljandaks on aukroon ustavatele karjastele. minu tõlge, mis ma siin vaatasin, ütleb eesti keeles kirkuse närtsimatu pärg, aga inglise keeles on tal au nagu honor and glory, eks ju, nagu au ja, aga jah, vot eesti keeles see kirkuse närtsimatu pärg. seda me näeme esimese Peetruse 5. peatükis kohe siin alguses, kus on siis kõnetatud karjaseid, hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. ning siis, kui ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. et see on ka, siin on ka tingimused. see ei ole ainult see, et sul on see positsioon, et sa oled karjane, sa oled selles ametis, aga tegelikult on ju siin tingimused. vabatahtlikult Jumala meele järele, mitte kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isand ehk siis ülevalt alla positsioonil, vaid olles eeskujuks. siin võib siis tuua, saate. siin selle sõna kirkuse puhul võib tuua ikkagi sisse tagasi selle nii kreeka kui heebrea-keelse tegeliku tähenduse, mis on see, me teame, heebrea keeles on see Mhm. kabood ja kreeka keeles doksa, mis tähendas kuidas see oli, et sõnades väljendatud arvamus kellegi reputatsioonist, sisuliselt lühidalt kokku võttes, see on positiivne kellegi reputatsioon, nagu kui väljaspool seisjad on jälginud tema elu ja annavad talle tunnustuse. ja siin sellisel puhul saab see selgeks selles kontekstis, et kui sa oled karjane ja ei tee seda mitte sunniviisiliselt, vaid andunult selles mõttes, et su süda põleb sellele, sa tahad seda teha, sa oled ise karjale eeskujuks. nii et kui sa teed seda tööd kogu südamest, siis kui ülemkarjane saab avalikuks, siis sa võtad vastu selle puhta positiivse eeskujuks oleva jääva alalise igavese reputatsiooni närtsimatu pärja. Sest jah. et sa ei saa seda hea reputatsiooni pärga, kui sa oled kohelnud karja nagu isand, kui sa oled kohelnud neid valesti, kui sa oled neil liigkasuvõtja, kui sa oled, mida iganes sa oled teinud või kuidagi nurisedes või vastumeelselt teinud, sa ei saa pärast ülemkarjase ilmudes selle hea reputatsiooni igavest närtsimatut pärga. Siis see on palju, siis see on määritud lugu, eks ole. nii et jah, sest väikene et see on selline. väga-väga ilus inglise keeles, ta ütleb ju, et
et the crown of honor and glory. jah, kuulsuse ja au või au ja Mhm. austuse, au ja Mhm. Oh, austuse, mhm. mis ongi reputatsioon, sinu Mhm. maine. Jah. ühesõnaga, see on närtsimatult positiivne Mhm. maine, mis on teistele eeskujuks ja seda ütleb issand ise, ülemkarjane ise, et see inimene, tema elu ja töö olgu teile eeskujuks. et see on võimas päev, kui seda peaks ülemkarjane ütlema meie töö kohta, eks. Mhm. Jaa. Ja siit edasi on jäänud siis veel elupärg, mis tegelikult räägib nendest, kes kannatavad Kristuse pärast. Et nendest ju siin sõna räägib täiesti eraldi. Ilmutuse raamatus 2. peatüki 10. salm ütleb: ära karda seda, mida sul tuleb kannatada. Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi, et teid läbi katsutaks ning teil on viletsust 10 päeva. ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. Et põhimõtteliselt kõik need pärjad räägivad ikkagi sellest tasust ja meie elatud elust peale uuesti sündi ehk mida me oleme teinud siis selles Jumala lapse nii-öelda rollis ja tõde teades, tõde tundes, mida me oleme teinud sellega, mis meie kätte on usaldatud, eks ju. Nii et väärtuse poolest, meie pääste poolest on kõik inimesed taevas täiesti võrdsed, sest Jumal ei tee oma lastel vahet, ta armastab meid kõiki sama palju, väärtustab meid kõiki sama palju, aga tundub, et au ja vastutuse ja tasu poolest on erinevusi, sest mõned saavad pärgasid, mõned saavad vastutuse linnade üle, rohkemate või väiksemate arvuliste linnade, aga mõned astuvad taevasse nagu läbi tule ja seda me ka siin nüüd lõpetuseks kohe loeme, et mis see nagu läbi tule siis tähendab, ilma et neil oleks midagi ette näidata. selleni kohe jõuame, sellest räägib ka esimene kiri korintlastele, 3. peatükk. et tundub kokkuvõtlikult siis nii, et armust oleme me päästetud, aga meie igavene tasu, see peatükk on midagi, mida me praegu veel ise kirjutame. see ei ole ette määratud. taevas ei ole kõigile päris ühesugune. ja just nimelt selle hetke nimel, mil me võiksime kuulda, et hästi tehtud, hea ja ustav sulane. selle hetke nimel tasub pingutada ja tasub ohverdada nii mõndagi. aga jah, võib-olla selleks aruteluks olekski hea lõpetada selle 2. Korintuse 3. peatükiga siin, kus on tõepoolest nii palju sügavat mõtet sisse pakitud. salmid 10–15. mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse. Paulus räägib siin, aga teine ehitab sellele. igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. see on Jeesus Kristus. ehk see on vundament, see on paigas, eks ole. aga sinna peale ehitame meie ise. kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest? kord saab igaühe töö avalikuks. issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. ehk pääste jääb, aga töö põleb ära. ehk siis töö on ju kõik see, millega me ilmselt oma päevi oleme täitnud. milliseid valikuid me oleme teinud,
nii oma ajaga, andidega, rahaga, kõigega. Vot selline sõna ma annaks nüüd kommentaarideks teile. jah, see natuke tõesti tuletab meelde seda kolme põrsakese lugu. et mõned majad võib ümber puhuda kohe. ma mõtlen selle peale, eks sedasama saab lugeda erinevast vaatenurgast, seda saab lugeda nii-öelda eraisikuna ja taandada see Pauluse kiri nagu ainult enda jaoks ja oma elu Mhm. jaoks kehtivaks ja see kõik on õige. Et Jumala sõna ongi nii sügav ja kõiki Ja. neid sümboleid saab tõlgendada ju, kuidas Jumala vaim kellelegi avab, eks, aga on ka sellised otseselt pühakirja viited, et me teame, et pühakiri seletab pühakirja ja kui sa tahad teada mingisuguse sümboli, mingi metafoori, mingisuguse mingi mõiste tähendust, siis sa pead seda selgitust otsima ikkagi pühakirjast endast, mitte kuskilt mujalt, eks. ja minu mõtted on praegu seoses Pauluse ametiga, kes on apostel. ja tema on apostlina Korintuse linna koguduse üle. Mhm. ja see oli väga suur linn. ja ega selle linna usklikud ei käinud koos ühes kodugrupis või ühes väikeses koguduse saalis, vaid tema kirjad on reeglina Kogu linnale. linnadele, Mhm. Efesose linnale, Philippi linnale, Korintuse linnale, Thessalonika linnale. ta kirjutab linnavanematele, tähendab nende väiksemate jumala perekondade vanematele, Mhm. karjastele, ülevaatajatele. ja nüüd, kui sa võtad, ta nagunii siin kirjas riidleb nendega ja ütleb, et te olete lapsikud, te olete alaealised, ma ei saa teile tõeliselt tahket toitu andagi, sest teie mõistus on okupeeritud vaidlustega, kes järgib keda ja kes on kelle poolt ja kelle apostel parem on. et mõned hoiavad Pauluse poole, ütlevad, Paulus on nende apostel, mõned ütlevad, et Peetrus on parem, mõned ütlevad, et nemad on üldse Apollose kogudus. ja Paulus ju tuuseldab neid ja ütleb, et ei ole üldse mitte millestki aru saanud, te olete täielikult titad alles. et Mhm. ma oleks tahtnud teile rääkida Jumala saladustes sügavaid asju, aga ma pean iseennast tagasi hoidma ja teile hakkama seletama kõige elementaarsemaid, lihtsamaid tõdesid. kas Kristus on jagatud mitmeks või on tal üks ihu? ja kas kõik, kes me oleme kutsutud ehitama seda Kristuse ihu, kas me oleme jagunenud nüüd jälle vürstiriikideks ja jälle juba mingisugune kodusõda käib või mis asi siin on, et te pole millest aru saanud. ma pean tagasi teid tooma algõpetuse juurde. ja nüüd ta siin sellega seoses ütleb, siin esimese Korintuse 3, et mulle antud, see on siis Paulusele eraldatud armuportsu järgi, see ülesanne, mis Paulusele on antud. tema on rajanud üheainsa aluse Mhm. Korintuse linnas. ainult üks päästja, ainult üks nimi, kelles kõik meid päästetakse, ainult üks isa, kelle perekond me oleme. me oleme kõik vennad, meil on üks vaim, üks ristimine, üks eesmärk, me peaksime olema nagu kõik ühe eesmärgi nimel. nii, aga tema on rajanud aluse, tema on teinud oma töö ära ja ta ütleb, nüüd on see teie käes ja nüüd teie igaüks ehitate sellele alusele, sest Mhm. jutt on siin paljudest koguduste vanematest, eks kohalike koguduste või sellised paiksed, kus need vanemad seati ja teie nüüd ehitate ja vaadake nüüd, kuidas te ehitate. teist alust ei saa keegi rajada, see on juba paigas, see on Jeesus Kristus. ja nüüd, kui sa võtad neid sümboleid, kui keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, kes on hoone? piibel ütleb, et meie oleme see hoone. Mhm.
see linnakogudus, need inimesed on see hoone. Jumal elab selles mitte kätega ehitatud templis. Nii, ja kui teie nüüd ehitate seda hoonet, siis ma tahan teada, kas te ehitate kullast, hõbedast ja kalliskividest või te ehitate puudest, heintest või õlgedest. Ja me võime seda võtta nagu nii, et kas su elutöö on väärtuslik, kulla, hõbeda, kalliskivide vääriline või su elutöö on siis selline põhk ja me oleme sellega rahul. Aga mina kunagi uurisin seda ja mõtlesin, et miks ta toob need sümbolid ja õigupoolest tegelikult Jumala vaim juhtis mind selleni ise, hakates mulle rääkima nendest õlgedest. Ja mida mina tookord nägin, mida ta mulle näitas, on see, et ta räägib ju kullast, et need on Leevi pojad, need on tegelikult Jumala rahvas, keda puhastatakse nagu kulda. Ja et me tuleme sellest tulest välja või sellest kõigest nendest protsessidest, eesmärk on see, et me tuleme välja nagu kuld. Nüüd, kas sina kui koguduse vanem, kas sinu eesmärk on ehitada kullast? Tähendab, kas sina näed inimesi kui neid, kelle lõpp-produkt peaks olema nagu kuld? Või sa pead neid lihtsalt nagu lambakarja, peaasi, et toolid on täis ja sul on liikmete arv? Kas sa näed, et Kristus, kes on puhas kuld, taevas on üks tee, ainult üks tee, ainult üks tänav ja see on kullast tänav, see on Kristus ise. Kas sinu eesmärk on see, et Kristus saaks sinu karjas kuju? Nii igaühes üksikus kui ka korporatiivselt nagu ihuna sinu kogudus, kas nende suhted ja kõik see, kas sellele saab panna kullaproovi, kas Kristus on saanud ilmsiks? Teine on see, kas sa kasutad hõbedat, kas sa ehitad hõbedast? Ja Piibel ütleb, et Jehova kõned on nagu see 7-kordselt puhastatud hõbe. 7-kordselt puhastatud kõned, need on Jehova kõned. Kas sa ehitad, täna selle chati ja AI abiga ehitad välja prinditud jutlustega? Kas sa ehitad 80. aastate ilmutuse peal vanade lõputult läbi nämmutatud jutlustega konservide peal? Mille peal sa ehitad või sina ehitad sellele alusele tegelikult Kristus sinu kaudu, kas sa ehitad Jehova kõnedega? Kas sa ehitad püha vaimu inspiratsiooni ajal, kas sul on osadus Kristusega, et sa kuuled tema käest, nii et kui sina räägid, siis on see nagu 7-kordselt puhastatud hõbe? Kolmas on kalliskivid. Piibel ütleb, et meie oleme Jeesuse kroonijuveelid. Meie oleme kalliskivid. Meie oleme tema laubaehtekivid on eesti keeles, aga tegelikult seal on inglise keeles vähemalt on kroonijuveelid. Nii et kes on kas sina näed inimesi nii kallihinnalisena, et nad on Kristuse kroonijuveelid? Piiblis on ülempreester ja Kristus Jeesus on ülempreester, meie ülempreester. Ülempreester kandis rinnakilpi ja tal olid õlgadel kalliskivid, iga suguharu jaoks oli kalliskivi. Ta kandis rinna peal seda rinnakilpi, kus oli 12 kalliskivi, mis esindasid Iisraeli suguharusid ja ta kandis õlgadel sama. Nii et kui ülempreester läks kõige pühamasse paika, siis ta ei läinud sinna üksinda või mingisuguses lihtsalt tavalises rüüs, vaid sümboolselt tal olid nii tema õlgadel koormana. Ta kandis tervet seda rahvast ja oma südamel. Mitte ainult koormana, vaid ka südamel see rinnakilp, ta kandis seda rahvast, kui ta läks sinna kõige pühamasse paika. Nii Kristus on kandnud meid ülempreestrina, nii koormana, kui ta risti kandis kõiki meie patte, ta kandis
need sinna kõige pühamasse paika, ta sai ise selleks ohvritalleks, ta viis iseenese vere ja ta kandis meid kui kalliskivisid oma südame peal. kas see, kellest Paulus siin räägib või kellele Paulus kirjutab, kas see inimene ehitab kalliskividega? kas ta näeb inimesi kui neid, kes on Jeesusele nii kallid, et nad on tema kalliskivid, tema kroonijuveelid ja ülempreestrina tema õlgadel ja tema südamel? Või sa kohtled inimesi nagu rämpsu, kannad maha, arvad sisse-välja nii, nagu sul tuju tuleb. Ühesõnaga, kuidas sa inimesi näed ja kuidas sa ehitad, eks? Ja mis need negatiivsed näited siin olid? Kui keegi ehitab puudest, kui me räägime nüüd, et meie oleme see Jumala hoone ja see tempel. Hagai kirjas Jumala vaim ütleb, et minu tempel on varemeis, et minge igaüks mägedele ja tooge puid ja ehitage minu koda üles. Ja ta räägib inimestest. Üldse väga palju võrdlusi on ju piiblis, inimesi võrreldakse puudega, erinevate puudega või kibuvitsadega. Ja kui te mäletate ka Jeesuse ühest tähendamissõnas, kus on pime, siis kui ta hakkab nägemist tagasi saama, siis esimeses faasis ta ütleb, ma näen inimesi nagu puid kõndimas. Aga alles kui Jeesus teist korda tema silmade eest palvetab, saab ta päriselt nägijaks ja ta näeb nagu inimesi. Nii et küsimus on see, et kas siin koguduse vanem laob puid riita? Kas tema jaoks on inimesed oma koguduse ehitusmaterjal nagu puud, nagu palgid? Lihtsalt ehitusmaterjal, et ehitada linna kõige vägevamat kirikut või kogudust aga ta ei väärtusta, ta ei näe, kui kallihinnaline on iga inimlaps, vaid inimesi koheldakse nagu puid virnas. Nii, ja teine on heinad. Mis on jälle heinad? Kui me räägime siin, et eespool oli näide hõbe, mis on Jumala kõned ja Jehoova kõned, on nagu see 7-kordselt puhastatud hõbeks, siis heinad on, mis heintega söödetakse lambaid. Ja heinad on vana rohi. See ei ole see värske, haljas, mahlane. Selles paigas oli palju rohtu. Ütleb, kui Jeesus hakkab rahvast toitma 5000, on seal üks müstiline lause. Selles paigas oli palju rohtu. Miks on piibel pidanud oluliseks lihtsalt sellise kommentaari sinna panna? Mis tähtsus sellel on? Aga Vanas testamendis on koht, kus ütleb, linna elanikke tärkab nagu maast rohtu. Ja siin viitab inimestele ka samamoodi see rohi, et Jeesus pani nad istuma rohule või kui potentsiaalsed linna elanikud ja ta hakkas, ehk siis Uue Jeruusalemma elanikud, ja ta hakkas neid toitma. Aga siin on negatiivne näide, kes ehitab puudest, heintest ja õlgedest. Heinad on jälle vana surnud toit. Need ei ole Jehoova kõned, need ei ole püha vaimu tänase päeva inspiratsioon, tänase päeva toit, vaid need on möödunud hooajal lõigatud värske rohi, mis on konserveeritud, mis on kuivatatud, et siis lihtsalt rahvast toita sellega, kui värsket pole. Aga miks ei ole värsket? Miks ei ole värsket vaimutoitu, et sa pead rahvast heintega toitma? Igaüks võib mõelda, kas sinul on kunagi heinu söödetud? Mis tunne on, kas sa sööd värsket rohtu või sööd heinu? Ja viimane on õled. Ja sellega on väga huvitav lugu. Siin on mingi 9-10 aastat tagasi, kui meil oli Jumala käest arme ehitada või rajada või panna alus ühele kogudusele siin Rootsis, mis oli enamasti aafriklaste jaoks. Sest nende kultuur on natuke teistsugune kui see vaikne Rootsi kultuur
ja ausalt öeldes see on nendele päris suur piin ühes tavalises Rootsi koguduses Rootsi ülistust kuulata, kui nende temperament nõuaks hoopis teistsugust eneseväljendust. Ja seetõttu Jumal arvas, et on hea mõte, et me paneme aluse siin Rootsis ühele Aafrika kogudusele. Ja kuna oli tegemist üsna paljudest eri Aafrika riikidest aafriklastega, kes olid enamasti ju immigrandid ja ka ei valdanud keelt nii hästi, et kogudust registreerida, põhikirja koostada ja kõike seda. Lihtsalt nad alles õppisid keelt, aga mina olin selles suhtes natukene nendest eespool ja selle koguduse dokumentatsiooni registreerimine langes mulle. Ja mina panin kokku mingisuguse 60 eri koguduse põhikirja alusel nagu maailma parima põhikirja, nagu maailma parima põhikirja. Ja kõik kogu süsteemid, kogu koguduse juhtimine, kõik juhtstruktuurid, tingimused, kõik asjad, mulle tundus, et ma olen teinud selle täielikult, kõik augud kinni pannud, et mitte midagi halba ei saa juhtuda. Ja kui ma olin sellega valmis saanud, siis ma palvetasin ja küsisin Jumala käest, et kas on veel midagi, mida sa näed, mis võiks tulevikus jätta sisse mingisuguse hiireaugu, et kuidagi võiks keegi võib-olla valede ambitsioonidega või motiividega inimene selle koguduse oma tahtel teisele valele teele viia. Ja ta näitas mulle vundamenti. Ma nägin vaimus vundamenti ja ainult üks sõna. Õled. Esimene kord ta ütles lõhu maha. Ja mina vaatan seda vundamenti, sest see koguduse põhikiri, konstitutsioon oli ju vundament. Mina vaatan vaimus seda, mis ta näitab, seda vundamenti ja ma küsisin ta käest, et mis asja, kus kohast ma pean maha lõhkuma, nagu et kus on valesti, näita mulle, kus kohas on valesti. Ja ta ütles, kõik lõhu maha. Kogu mu töös oli meeletu aeg, mis mul kõige selle peale oli kulunud. Ja ma küsisin, miks sa tahad, et ma selle kõik maha lõhun? Ja selle peale tuli ainult üks sõna, õled. Ja ma ei saanud aru, mida ta mõtleb sellega, et minu suur töö, see koguduse põhikiri, on õled. Ja ma läksin palvetama ja mulle tuli järsku mõte otsida, mida tähendab piiblis õled või mis asi on üldse õled. Ja ma leidsin kohe vastuse. Üks mees kirjutas, mida tähendavad õled. Õled tähendab memory knowledge, see on mäluteadmised. Need on, jutt on maisi, nendest kuivanud, surnud maisivartest, mis kunagi kandsid vilja. Aga mais, see mahlakas mais, maisitõlvikud on ära korjatud ja järgi on jäänud need õled, need kuivanud, need varred ja leed. Ja neid varsi kasutati telliste valmistamisel ja neid kasutati Paabeli torni ehitamisel. Neid maisivarsi tükeldati ja segati Paabeli torni tellistesse. Ja Jumal näitas mulle, et see põhikiri, mille ma kokku panin Rootsi koguduste põhikirjade baasil, selle peale, sellisel alusel on võimalik ehitada ainult Paabeli kogudust, kus inimesed ei ole mitte elavad kivid, vaid on tellised, mis on õlgedega, mis on savist, mis ei ole elavad kivid, vaid on savi ja segatud vanade või selliste, kuidas ma ütlen, religioossete ajastute mõtteviisidega ja need kivid on kokku ühendatud bituumeniga, mitte armastusega. Vaid sellisel viisil ehitad sa ainult institutsionaalse koguduse, mis läheb täpselt sama rada nagu kõik teised. Ja minust see jäigi sinna paika
ja minu meelest on see kogudus vist ametlikult registreerimata tänase päevani, 10 aastat käivad rõõmsalt koos ja kõik läheb väga hästi. Aga see oli see, kuidas mina sain selle arusaamise, mida tähendavad õled. Õled tähendavad mäluteadmisi, möödunud aegade teoloogilisi arusaamisi ja kui seda kasutada elava Jumala ihu ja elavate kivide kokkuühendamisel, siis see maja ei jää püsima. See ei saa püsima jääda, sest ainukene ühendusmaterjal elavatele kividele on armastus. Mitte ükski muu põhikiri, seadused, reeglid, mitte ükski muu selline registrinumber, mitte ükski muu selline ülevalt alla tulev seadustik ei hoia kogudust koos. Jeesuse Kristuse kogudust hoiab koos ainult armastus, sest nad on elavad kivid ja mitte ainult elavad kivid, nad on kalliskivid. Nad on need, kes peavad saama puhtaks kui kuld ja neid ehitatakse Jehova enda kõnedega, Jumala enda, Jeesuse enda, tema püha vaimu enda kõnedega. Nii et see on see, mis minu jaoks siin on, aga te võite omalt poolt lisada näiteks, mida te näete, kui te loete sedasama kirja mitte koguduse vanemana, apostli kirja koguduse vanematele, vaid loeme seda Pauluse kirja või püha vaimu kirja minule või sinule isiklikult, et kuidas sina tõlgendad seda omaenda elu koha pealt. see ongi nagu nii huvitav, et ma ei mõelnud selle peale, aga kui ma siin enne palvetasin, vaata, siis mul tuli ka need kaks joont, et üks on see isiklik ja teine on see korporatiivne, et sõnas on nii tihti nagu need mõlemad tasandid on samaaegselt olemas. Nii-öelda laiem ja kitsam on ju. Aga tegelikult me võime öelda ju seda, et samad asjad põhimõtteliselt kehtivad ka üksikisikule. Kui sina ehitad hoonet Kristuse alusele, siis hoone, Jumala hoone oleme meie. Kas sa näed inimesi kullana? Kas sa näed neid Jeesuse kalliskividena? Võib-olla nad on lihvimata. No mina nägin seda ka selliselt, et selleks, et see meie eluhoone saaks olla kullast, vaata, keegi ei saa kohe kullast hoonet. Et kui sa vaatad kellegi elu ja sulle tundub, et see on täitsa kullast hoone, siis sa võid vägagi kindlalt teada, et ta on käinud läbi kõikide kullapõletusahjude, sest ta ei ole saanud seda hoonet selliseks ilma selleta. Et su eluhoone, mis on rajatud jah, õigele alusele, et ta võiks kullast olla, sellel on oma hind. Et me ei saa hüpata sellesse kohe. Ja me kõik oleme kutsutud ehitama Jumala kõnedele ka sõnast, eks ole, et me võtame sõna nii, nagu Jumal seda on mõelnud, aga ka püha vaimu igapäevane osadus. Sest kõik, keda Jumala vaim juhib, neid hüütakse Jumala poegadeks. Jumala vaim juhib ka nõnda, et ta kõneleb meiega. Minu lambad kuulevad minu häält, ütles Jeesus. Mitte ainult loevad tekste, vaid kuulevad. Nii et see hõbe, ka 7-kordselt puhastatud, see võime, meie kuulmise võime, mis on puhastatud, et kuulda püha vaimu juhtimist meie oma igapäevaelus. Nii et need samad vähemalt positiivsed osad saab küll taandada üksikisikule. Kui me seda teeme, me oleme püha vaimu poolt juhitud, me kuuleme tema häält, me austame inimesi, sest me teame, kui kallid nad on, me teame seda, et nad on kõik alles ahjudes, nad on kõik puhastusprotsessis, ka kalliskivid ei ole kohe lihvitud, neid ei leita maast, prügi seest või kuskilt, neid ei leita valmis sätendaval kujul. Vaid kui Jeesus leiab, siis ta leiab selle smaragdi või ametüsti, ta leiab selle safiiri või rubiini, mille puhul sina ei saa üldse aru, mis käkk see on. Aga Jeesus näeb seda kvaliteeti seal
ja ta hakkab seda lihvima. Nii et kas me näeme Jumala kogudust lihvimisel olevate kalliskividena, kullana, mis on ahjus ja see ei ole väga tore alati, väga meeldiv paik ja seetõttu tuleb meil üksteisele nii mõndagi andeks anda. kui me seda teeme, siis ei ole võimalik, et Jumal meie eluhoonega rahul ei ole, sest see on ju meie suhtumine, mis iga päev väljendub meie kaudu ja mis teeb, et inimesed tunnevad ennast meie ümber kas hästi või väga halvasti. see ongi ehitamine, eks. noh, muidugi siia võib ka omaenda ameti panna ja kuidas me oma töö juures käitume, aga kõik see taandub siiski jälle sellesse, et kuidas me inimestesse suhtume ja kui sügavas osaduses me oleme Jumalaga ja kas me laseme temal seda ehitustööd juhendada. ma küsiks, mis te nendest pärgadest arvasite? nii palju erinevaid pärgasid. kadumatu, kiitlemise aupärg, õiguse pärg, siis see au ja austuse närtsimatu ja elupärg. kuskil oli veel võidupärg, aga võidupärg on ka veel. see võidupärg oli vist ka selle jooksmisega jah, seoses. just. jah. või selle võidupärja suunas me jookseme, eks ole. väga põnev. väga hea on neid asju taas silme ette maalida, et teada, et ei ole siiski ükskõik, kuidas me ennast üle finišijoone veeretame. peaasi, et sees oleme. sest no, kui me oleme tundu, sisse veeretanud ennast, siis tuleb välja, et täiesti uus peatükk algab ja nüüd hakkame vaatama, mis me ihus olles tegime. oluline on see, et seda ei pea nagu kartma, sest et seal, sa ei saa seal nagu aita tegelikult. ja seda kindlasti mitte, aga ma mõtlen, et kui me vaatame tagasi ja näeme, et me oleme pehmelt öeldes lati alt jooksnud või. mina arvan, et see tõdemuse tunne nii et see kurbus siiski on, nagu tabab meid. et kui me ei ole jooksnud täiega, siis ma ei usu, et kõik saavad kommikotti nagu kunagi lasteaias ja kõik on tublid. no ei saa öelda nagu kõigile võrdselt, et üks, kes on ohverdanud oma elu, nii nagu meil need rahvaste lugude raamatus on, et keegi, kes riskib iga päev oma eluga missionis ja tuues inimesi päästele ekstreemselt ohtlikes piirkondades või teine, kes ainult sügas kõhtu teleka ees ja käis pühapäeval kirikus ja andis aeg-ajalt ohvriandi ja ka päästetud. nagu see kommikott ei ole ei no siit tuli väga võrdne. selgelt välja, et ta ei ole. ja jah. et tasub tegelikult, nagu sa mainisid ka oma ohvriannid ja kõik, et me anname ja me anname südamest. aga minu meelest oli see minu jaoks ka hea meeldetuletus, et mida iganes ma annan, ükskõik mis otstarbeks siis ma pean teadma seda, et see kõik kajastub ka seal igaveses pangas. et kõik, mis ma annan, kas ma annan lihtsalt ja kitsilt või annan tõesti suure südamega, see kajastub pärast hiljem ja ma vaatan sellega tõtt. võib-olla on kahju, et ma oma kätt tagasi vahel hoidsin, võib-olla on kahju, et ma palju suurejoonelisemalt ja ekstravagantsemalt ei ajanud neid asju, sest väike enesealalhoiu instinkt või väike ebakindlus hoidis tagasi, aga ma usun, et kui me taevast vaatame tagasi, siis me saame aru, et need ebakindlused ja enesealalhoiu sellised instinktid olid täiesti võib-olla mittevajalikud. sest südamest andes ei ole veel keegi selle peale pankrotti läinud ja vaeseks jäänud, sest et kes laenab kehvale, see laenab Jehoovale ja tema tasub talle ta heateo. et jah, sellised mõtted minu poolt vähemalt. ja ma ka ütlen aitäh Piretile ja Riinale selle eelneva eest. Mul tuli meelde, et midagi nagu piibel nimetab veel krooniks, et ka selles elus on see, et naine võib oma mehe krooniks olla, on õpetussõnades. et õpetussõnad 12:4. tubli naine, just. mõtlesin, ma ei tea nüüd, kas ma oma mehele päris krooniks olen, ma ei tea,
aga teinekord vaata oma puudusi näed, aga tegelikult ma usun, et Jumal katab oma armus need ka. aga siis on veel Jesajas räägib ka Iisraelist või Jumala rahvast, kes on Jumalale nagu krooniks, see on Jesaja 62:3 on see, et sa oled toredaks krooniks issanda käes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus. et see siin räägib, on ju, Sioni kohta seda, aga et Jumala kogudus on midagi, mille üle Jumal tahab uhkust tunda, see on nagu tema auks ja kiituseks siin maa peal, nagu ma mõtlen, et see teema ka võib-olla on siia laienduseks juurde, et üks on see igavene tasu ja see, mis maa peal nii-öelda meile nagu võib au tuua või mille üle Jumal saab uhke olla, et see on krooniks temale või ka inimestena, et mõnikord, kui me tunneme oma laste üle näiteks uhkust, et see on ka nagu krooniks meile. väga hea tõesti. palju mõtteainet. Aga Mhm. mina tahtsin ikkagi veel teada, kuidas me eraelus saame näha neid puid, heinu ja õlgesid. Kas me seda, mida ma rääkisin siin puude, heinte ja õlgede kohta, ehitamise kohta, kas see võiks mingis mõttes laieneda ka isiklikku ellu ja eraellu? Noh, kui Et sa kui me väga ehitame, lihtsustatult võtad, siis see on ju kõik see, mis väga kergelt ära ja, põleb, et see on ju kaduv, et kui sa ja, ehitad kaduvale, siis ja, see lihtsalt põleb ära, kui see tuli tuleb ja, issanda ilmumisel. ja igatahes me räägime puudest, see ei ole väga positiivne ja heinad ja õled mõlemad viitavad millelegi, mis kunagi oli elav ja kunagi toitis ja kunagi kandis vilja. Aga nüüd on see ammu juba möödanik, palju vett on merre voolanud ja kui selle peal edasi ehitada, siin ma võin praegu mõelda, et kui räägime heintest ja õlgedest, see on ka see, et kui me ei õpi sõna, kui me ei arene, vaid me kunagi käisime 30 aastat tagasi kuskil piiblikoolis ja see ongi kogu meie teoloogiline baas ja me ei ole rohkem enam sõna edasi uurinud. me ei ole näljased, ütleme nii, Jumala uue ilmutuse järele. me ei vaata kummardudes Jumala sõnasse, Jumala sõna sügavustesse, vaid me lepime sellega, mis me kunagi teadsime, aga need on juba ammu heinad ja õled. Et kui sa ehitad oma elu selle peale, mida sa kunagi kuulsid, mida sulle kunagi õpetati ja sa sellest, ütleme tänases võtmes 70-ndate, 80-ndate, 90-ndate õpetusest kunagi edasi tulnud ei ole, siis võib öelda, et Jumal ütleb, et sa oled ammu heinte ja õlgede peal ja Nagu surnud toit. et sa ehitad oma elu möödunud aegade ilmutuse peale, aga Jumal avab kogu aeg aina uusi tahke, aina uusi sügavusi, aga kogu aeg arusaamine kasvab. kui sa ei liigu sellega kaasa, on su elu heinad ja õled, põhk. Et need olid praegu, mis ma tahtsin lihtsalt lõpuni mõelda selle mõtte, et kuidas eraisik peaks seda nägema. Aga kokku tuli väga huvitav lugu meil. Aitäh tõesti, Piret, et sa olid valmis seda niimoodi puusalt tulistama ja jagama. See oli sul värskelt vaimus ja tegelikult ma arvan väga ajakohane. Ja ma arvan, et mõtteainet ja järelkuulamist ja on siin küll ja veel, kuidas neid mõtteid ise edasi laiendada iseenda jaoks. Kas või see igaveste tasude mõte. Need Siin on neid kohtud, kihte nii palju. jah, et kui ei ole mingit kuidas ta ütleb, ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, kui ei ole enam seda suure valge trooni hirmu, aga on üks teine, kus istuvad troonidel keegid, siis ja kus hakatakse vaatama, et kui palju saab sinu kätte usaldada.
ja mina mõtlesin nende erinevate ehitusmaterjalide peale jällegi niimoodi, et vaata, et mida sa nagu tallele paned, et kui kergelt see süttib siis, kui asi läheb tuliseks. vaata kui huvitav. Ja, et kui ikka pannakse ahju, siis mingid materjalid võtavad ju väga kiiresti tuld ja ei pea ja vastu. mingid materjalid kannatavad rohkem kuumust. Ja Ja see issanda päev on ju ikka see, kus tuleb ilmsiks, on ju, millest sa siis oled, mis materjalist sa ise oled, mis materjalist sa ehitanud oled ja ka see, mis materjalist sind ehitatud on. Et kui sind on ehitatud sellisest kergesti süttivast materjalist, siis kui eluolukorrad lähevad väga tuliseks, no siis vaatame, kas see, millest sa oled, millest sind ehitati või millest sa ise ehitusid, et kas see peab vastu või see ei pea vastu. huvitav. Nii et siin võib öelda seda, et kui sind pannakse ahju ja sulle tundub, et sinu teoloogia ei kehti, see veab sind alt. Ja sul tuleb tunne, et Jumal on sind alt vedanud, siis tasub vaadata, mis teoloogiaga, mis heintega, mis õlgedega sind söödetud on, sest et põleb ära see teoloogia, mis ei olnudki õige. Oma teoloogia tasub üle vaadata, sest kui oleks sind toidetud selle toiduga, mis tõesti tugevdab su vaimu, siis võib-olla ei tekiks neid küsimusi ahjudes, et see, mida koguduses õpetatakse, ei kehti. No Jumala jah, sõna et see kehtib alati. peaks vastu. Ja. Siin on et see jälle elumaja on ju ikkagi see maine telkhoone, eks ole. Igavikus me ei pea enam vastu pidama sellele kuumale, on ju, me oleme läbi, on ju, nendest ahjudest, me oleme teisel pool. Aga kuuma peab kannatama see maine elu siin. Huvitav. See peab ju vastu pidama. Seemnemõtted, need on kõik seemnemõtted, need ei ole valmis mõeldud lõpuni vormistatud doktriinid. Need on kõik seemned. Ja sina võtad selle seemne, mis sind kõnetas ja hakkad seda uurima, kuhu seda panna oma elus. Äärmiselt huvitav. Sest kas või see sama, vaata Riina, mis sa alguses ju ütlesid, et see kabood või see on ju see jah, et see, mis see hinnangu või teised inimesed annavad meie elule, see ju ka vähemalt osalt koosneb see sellest, kuidas me oleme vastu pidanud nendele erinevatele kuumusastmetele. Või kärsas su reputatsioon vahepeal ära. Ja, täpselt. Anti võimalus, võtsid kohe tuld ja läinud ta oligi. Ja see tule võtmine on sellistele elavamatele inimestele paras katsumus, et oma reputatsiooni nagu üle päeva maha ei põleta. Jah, täpselt. Mul lihtsalt tuli ka veel lisaks see mõte selle ehitusmaterjali osas, et siin on ju ka kättesaadavus. Et mida peab tegema selleks, et kulda kätte saada, mida peab tegema selleks, või kui kerge on kulda sealt kätte saada, kui kerge on puitu kätte saada või õlgi või et ma mõtlen, et see kulla kättesaamise protsess ilmselt on see väga keeruline, hõbe on vist seal ka, võib-olla see protsess on sarnane. Aga et kaevama peab ja puhastama peab ja. Kas kergelt tulnud, kergelt läinud? Tundub, et seda teemat võiks väga-väga eri suundades ja kõik kõnetaks tegelikult. 10 jutlused, kõik erinevad, kõik eri nurga alt. Aamen, aga kas me tõmbame joone alla sellele osale, et me ei mälu kõike lõpuni läbi, vaid igaüks võtab ja mõtleb edasi seda, mis teda puudutas ja siis selle osaga praegu paneme 3 punkti ja arutame teinekord edasi, aga vaadake, kui lahe on osalusjutlus. Kuidas sama jutluse kõrvale tulevad
täiesti, igaüks toob täiesti erineva rakursi alt omaenda terve pika jutluse. Aga on teil ja see kellelgi näitab midagi? Jumala sõna rikkust lihtsalt. Vau. Ja, Lõputud vara aidab tegelikult. ja kuidas püha vaim ilmutab samaaegselt, kui need sõnaväravad on lahti, kuidas ta ilmutab igale ühele samaaegselt, aga igale ühele erinevalt. Ja kõik on tõene ja kõik on õige. Vaata, ma panin ka siin vahepeal otsingusse kroonid, siis leidsin Siiraki raamatust väga hea väljendi, et kui ilus on vanade tarkus ja auväärsete arukus ning nõukus, vanade krooniks on suured kogemused ja kuulsuseks issanda kartus. Krooniks Jah, on kogemused, ja need on ka ahjud ja issanda kuulsuseks kartus. issanda kartus. See aukuulsus, see reputatsioon on see, et nad on kõigest läbi tulnud auga ja Jumala kartus on jäänud nende üle. See on ka Vägev, tarkus. Ja. vägev, väga vägev. Mhm. Aitäh! Kas on veel kellelgi? Ma võin öelda ühe väikse asja. Nii, Mulle tuli meelde, et Jeesus, kui ta sündis, pandi sõime heinte peale. jah, või õlgede või mis Jah, iganes seal just. sõimes olid. Jah, Et just see on nagu nimelt. huvitav, kui seda laiendada. Kuule, see on Mõelda tõesti edasi. huvitav, sest et mis olukorda Jeesus sündis? See uus tuli ju täiesti lõpuni heinastunud ja õlestunud, Jumalast taganenud poliitjudaismi religiooni sellesse loomasööda sõime, eks. Nii et see, kuhu see vastsündinu asetati, oli ka hinnang sellele, prohvetlikult sellele ajastule, millesse ta siis saabus. Ja vaata, sõna ütleb veel, et issanda kojas on nii erinevatest materjalidest tehtud astjad, eks ju. Et aga saage teie väärilisemaks. See tähendab seda, et on võimalik nagu seda materjali muutust nagu esile tulla, eks ju, või noh, tuua. Et kui me laseme ennast kallata ühest astjast ka teise ja vabatahtlikult, siis ei jää seda astja maitse jääb kogu aeg vähemaks, eks ju. Väga huvitav tõesti, sest ma usun, et kullast astjale ei jää maitset külge, aga Just. puust astjale jääb kindlasti hapukapsatünn, haiseb alati hapukapsa järgi. Et see, mis sinusse valatud on, kui sa oled puuastja, siis selle järgi sa ka haised. Aga kuldastja, ma arvan, et temalt kõik need sellised setted ja parkained kõik on ära puhastatud. Vaadake, kuidas te võite võtta nüüd ja omale 10 pühapäeva jutlused valmis panna ja minna ja rajada oma koguduse ja jutlustada, sest materjali on küll ja veel, millega edasi joosta. Aga kui siis rohkem ei ole, siis jääb nii. Amen.